Blue'i maja on üks detailsemaid kohti praegu telekas jooksvates animasarjades ja enamik inimesi vaatab iga osa, ilma et nad märkaksid, mis taustal peidus on. Täna vaatame üle kõik saladused, kõik peidetud detailid ja kõik, mida saade kunagi otse hiilerite pere kodukohta välja ei too. Enne kui läheme konkreetsete detailide juurde, räägime kõigepealt hiilerite maja paigutusest, sest maja kujundus muutub tegelikult vastavalt sellele, mida osa vajab. Toa asukohad muutuvad. Aknaad on eri suundades ja mööbel liigub ringi ilma igasuguse seletuseta. Aga on olemas standardne paigutus, mille juurde sari ikka ja jälle tagasi pöördub. Ja kõige parem viis seda selgelt näha on ametliku hiilerite mängumaja kaudu, mis annab meile korraliku korruste kaupa ülevaate, kuidas maja tegelikult üles ehitatud on. Hiilerite maja on 3 korrusega. Esimesel korrusel on peamine elutuba, suur avatud ruum oranži diivaniga, trepp keskel ja suur aken diivani taga. See on koht, kus toimub enamik peretegevustest. Kui liigud teisele korrusele, läheb asi huvitavaks. Köök ja söögituba asuvad mõlemad siin üleval, mis on tegelikult üsna kummaline, kui sellele mõelda, sest päriselus on köögid peaaegu alati esimesel korrusel. Aga Heileri majas asub kogu köök, sealhulgas kapid, kraanikauss ja söögilaud. Kõik teisel korrusel. Ja tegelikult kinnitab seda ka saade ise episoodis Pizza Girls, kus me näeme maja pealtvaates ja saame täpselt näha, kus köök asub. Ja siis ülemisel korrusel on vannituba ja magamistoad. Nii et paigutus on selline. Elutuba all, köök keskel ja magamistoad üleval. Ebatavaaline. Aga just selline ongi hiilerite maja. Ja kui rääkida disainimuutustest, siis hiilerite köök on selle kõige suurem näide. Enamikes osades on köögivalamu aken suunatud maja külje poole. See on tavaline paigutus, mida ikka ja jälle näed. Aga siis episoodis Sündinud eile. Kui Chili seisab köögivalamu juures, vaatab ta otse läbi selle sama akna tagaaeda. Vaade tagaaeda, mis on täiesti erinev kõigist teistest episoodidest. Ja kujundus ei muutu ainult episoodide vahel, vaid ka ühe ja sama episoodi sees. Sest Sündinud eile episoodis alguses oli köögivalamu suunatud maja külje poole, kuid asukoht muutus stseenide vahel, sest loo jaoks oli vaja, et Chili vaataks just sel hetkel tagaaeda. Ja animaatorid tegid selle lihtsalt vaikselt ära, ilma sellele tähelepanu tõmbamata. Räägime nüüd mängutoast. Kas oled kunagi vaadanud tähelepanelikult vaipa põrandal? See on kujundatud täpselt nagu kiivivili. Ja kui sa juba mängutuba vaatad, siis vaata ka tagaseinal olevat pilti. See on Austraalia kaart, kus on esile tõstetud Queensland, osariik, kus asub Brisbane. Ja kui sa ei teadnud, siis Brisbane ongi see koht, kus tegevus toimub. See on selle saate vaikne viis sulle täpselt öelda, kus see lugu toimub, ilma et seda kunagi valjult välja öeldaks. Nüüd liigume edasi tüdrukute magamistuppa. Nagu mängutoaski on ka nende magamistoa vaip kujundatud puuviljana ja seekord on see arbuusikujuline. Kui vaadata nii mängutoa kiivit kui ka magamistoa arbuusi, on Hiileri majas väga tugev puuvilja teema. Ja vaata ka voodeid. Blue'i voodil on suur B-täht, sest tema on vanim. Bingo voodil on väike B-täht. See on väike, aga tõesti armas detail. Nüüd räägime millestki, millest enamik inimesi ei tea midagi. Blue'il on lemmikloom. Kala. Pärast seda, kui Chili palus tagaaeda tiigi ehitada, ilmuski väike tiik ja selle sees elab oranž kala, kes näib olevat Blue'i lemmik. Ja ausalt öeldes pole raske mõista miks. Kala on sama värvi nagu Chili ja Bingo, mis paneb tundma, et ta kuulub perekonda. See ei ilmu põhiseriaalis eriti tihti, kuid minisoodis kõrval on seda selgelt näha. Ja liigume nüüd maja ettepoole. Sest kui sa vaatad Hiileri postkasti, näeme sellel numbrit 2. See tähendab, et Hiileri perekond elab oma tänaval majas number 2, olles esimene paarisarvuline maja, mis tähendab, et on väga tõenäoline, et Juuda elab majas number 1 ja Lucky perekond elab majas number 3. Aga kumbagi neist pole saates kinnitatud, kuid numbrid klapivad ideaalselt. Lähme kööki. Nurgas võib näha soola ja pipradoosi leti peal ning nende kohal seinal rippumas näib olevat küüslaugu palmik. Väikesed detailid, kuid need ütlevad palju Chili kui koka kohta. Ja erutoas hoia silm peal ananassi vaasil. See ananas ei ole lihtsalt kaunistus, vaid see on austusavaldus Ludo stuudiole, animatsioonifirmale, kes tegi Blue'i. Ananas on Ludo stuudio sümbol, nii et iga kord, kui märkad Blue'is kuskil ananassi, jätab stuudio vaikselt oma allkirja saatesse. Liikudes elutuppa, vaata teleri alla. Bändid hoiab seal kivi,
kuhu on vajutatud koera käpajälg. Ja arvestades, et bändid on arheoloog, on see peaaegu kindlasti kivistis. Säilinud iidse koera jälg, kes astus muda sisse miljoneid aastaid tagasi. See seisab hiilerite elutoas nagu tavaline kaunistus. Kuid tegelikult on see tükk eelajaloolist ajalugu. Ja otse ühe lähedal asuva lillepoti kõrval on ka koeraluu, mida bändid näitas perele pärast üht oma tööreisi. Kui sa hoolikalt vaatad, võid seda isegi märgata miniepisoodis Arheoloogia. Samuti on elutoas. Ühel pool tuba raamitud foto Chilli isast, kui ta oli noor ja kandis sõjaväevormi. Ja taisel pool, ukse lähedal, on raamitud rist, mis näib olevat Victoria rist. Sõjaväeline medal, mida antakse sõduritele erakordse vapruse eest lahingus. Chilli isa võitles sõjas ja teenis selle eest ühe kõrgeima võimaliku autasu. Ja Heeleri perekond pani vaikselt nii foto kui ka medali oma elutoa seinale, ilma et ükski osa sellele kunagi tähelepanu pööraks. Tagahoovis on väike puu, millel on silmatorkavad punased õied. Seda puud nimetatakse leekpuuks ja see on tuntud selle poolest, et annab ühed kõige erksamad punased õied kõigist taimedest. Bingo vastab tegelikult küsimusele, mis puuga on tegu grillipeo osas. Kuid see juhtub nii kiiresti, et enamik inimesi ei pane seda üldse tähele. Ja kui sa vaatad samas osas tagahoovi, siis vaata ühe lillepoti taha, mis on kaadri ülaosas. Seal on otse herilase pesa. Bändik peab sellega tõesti tegelema, enne kui üks tüdrukutest selle leiab. Garaažis, mida saates peaaegu kunagi ei näidata, on taustal peidus mõned suurepärased detailid. Seal on ananassimustriga surfilaud. Nagu me juba teame, on ananas Ludo Studio sümbol. Seal on ka maahoki trofee, mis kuulub peaaegu kindlasti Chillile, arvestades, kui väga ta seda spordiala armastab. Ja nurgas on vana raadio, mida bändid ilmselgelt kunagi ei kasuta. Garaaž ilmub kogu sarja jooksul vaid mõneks sekundiks, kuid isegi neil vähestel hetkedel on detailid olemas. Episoodis Haldjad on seinal foto Bingost. Ja kui sa lähemalt vaatad, on Bob Bilby seal samas tema kõrval fotol. See tähendab, et pilt tehti just sel nädalavahetusel, kui Bingo tõi kooli maskoti koju. Maja tegelikult muutub ja uueneb vastavalt sellele, mis on eelnevates episoodides juhtunud, mis on animasarja kohta uskumatu detailsuse tase. Ja rääkides seintel olevatest fotodest, on seal üks, kus bändid ja Chilli seisavad Taj Mahali ees. See foto tehti enne, kui Bluey ja Bingo olid sündinud, ajal mil bändid ja Chilli reisisid koos Indias paarina. See on terve peatükk nende elust enne lapsevanemateks saamist, mis ripub vaikselt taustal seinal. Ja selle viimase detaili jaoks lähme tagasi kööki. Episoodis Bingo on köögis kapp, mille küljel on kriidijooned. Need on pikkuse mõõtmised. Chilli on vaikselt jälginud, kui pikaks tema tütred aastate jooksul kasvavad. Just nii, nagu vanemad päriselus teevad. See on pisike detail, mis ütleb kõik selle kohta, milline ema Chilli on. Ja otse selle kõrval seinal on joonistus, kus on selgelt näha Bluey ja tema Kanada sõber Jean-Luc, kes seisavad kõrvuti. See on meeldetuletus, et isegi kui Jean-Luc pole selles osas, on ta ikkagi osa Bluey maailmast. Tema köögiseinal, täpselt seal, kus tema pere saab seda iga päev näha. Heelerid, maja pole lihtsalt taust. See on lugu, mida jutustatakse detailhaaval. Ja nagu alati, näeme järgmises videos.